ma olen paarilt tagasi ja on aeg jätkata videodega siin kanali peal. Enne kui ma ära läksin, siis ma lubasin, et ma teen ühe video, kus ma räägin teile natukene sellest, mis on minu nipid ja trikid, et reisida ainult käsipagasiga. Sest ma ei ole väga suur fänn sellele, et kui ma jõuan puhkuse kohta, siis ma kõigepealt seal lindi ääres seisan ja palvetan, et jumala eest mu pagas on jõudnud samasse riiki nagu mina ja seda ei ole vahepeal ära lõhutud. Nii et selle vältimiseks olen ma otsustanud hakata reisima ainult käsipagasiga. Siis on alati kott minuga kaasas ja ma tean täpselt, et kõik on kontrolli all. Ja siit on siis mõned minu nipid, kuidas sina saaksid täpselt samamoodi reisida ainult käsipagasiga. Number 1. Kõige olulisem asi on otse loomulikult see, kuhu sa kõik oma asjad paned, ehk siis su seljakott või su käsipagas. Mina olen otsustanud seljakoti kasuks, sellepärast, et siis mul on 2 kätt kogu aeg vabad ja ma ise ei ole väga siukene inimene, kes viitsiks researchida ja vaadata, millised kotid on kõige paremad, aga minu õnneks on Märt selline ja kui ta paar nädalat tagasi endale Malka maailmast selle ostis, siis ma teadsin, et ma varastan talt selle seljakoti pallireisi jaoks, sellepärast, et siin on kõik need omadused olemas, mida sul on vaja selle jaoks, et sul oleks hea käsipagasikott. Ehk siis sul peab olema hästi palju erinevaid sahtleid ja panipaikast, et sul oleks võimalikult lihtne navigeerida, et sul on mingisugused väiksed taskukesed, kui seda asju panna. Siis on hästi oluline, et sul oleksid sellised venivad taskukesed, sest see annab lihtsalt nii palju ruumi juurde. Ja kuna sa kannad selle kogu aeg seljas, siis on äärmiselt oluline, et sul on reaalselt mõnus, mugav toestus ja kahekohaline kinnitus ka endal ilusasti olemas. Ehk siis, et kõige olulisem asi, seljakott. Number 2. Kõige rohkem ruumi su seljakotis võtavad kohe kindlasti su riided ja siinkohal on väga-väga lihtne soovitus. Mõtle välja, mida sa iga jumala päev oma reisi ajal kannad. Ehk siis esimene päev panen need asjad selga, teine päev need, kolmas päev need. Mingid asju ma mixin ja matchin, sellepärast, et kui sa oled need asjad välja mõelnud, siis tõenäoliselt sa haarad kaasa täiesti suvalisi asju, mida sa reisi jooksul isegi ei jõua kanda, on kõvasti väiksem, ehk siis, et sa pakid palju kompaktsemalt. Ja palun pea meeles seda, et tegelikult enamus juhtudel, kui sa reisile lähed, on sul võimalik riideid pesta. Näiteks ma Balile minnes ei võtnud kaasa 5-6 erinevat treeningkomplekti, vaid mul oligi 2 komplekti kaasas ja ma lihtsalt vahepeal pesin. Ja uskuge mind, see säästis mul kotis lihtsalt nii palju ruumi. Number 3. Mikrofliisist käterätik. Kui sul ei ole veel mikrofliisist käterätikut, siis ma ei tea, mida sa oma eluga teed, sellepärast, et vähe sellest, et ta on kompaktne, kerge, kuivatab täiega hästi ja kuivab hästi kiiresti, siis nagu palun vabandust, aga muidu ma oleksin pidanud kotti toppima siukse asja, nagu siukse eluka. See oleks võtnud mul pool kotti põhimõtteliselt, nii et soovitus number 3, mikrofliisist käterätik. Number 4. Käsipagasiga reisimise juures, mul on valusasti lõin praegu. Käsipagasiga reisimise juures on kõige keerulisem asi tõenäoliselt vedelikud. Sellepärast, et nad peavad olema väikses koguses ja väikestes pakendites ja mul on nii hea meel, et ma olen enda jaoks leidnud Lushi tooted. Sellepärast, et need on tahkel kujul šampoon ja tahkel kujul dušikeel, mis tähendab, et see ei lähe sul vedelik alla, pluss sul ei ole seda hirmu, et kõik asjad lähevad kotis laiali ja siis kõik su asjad on šampoonis. Et põhimõtteliselt šampoon on siis siukene, teed selle mereks, teed oma juuksed mereks ja siis kõik vahutab ja see on nii hea lõõnaga ja see on nii mõnus, et ma tegelikult ausalt öeldes kasutan seda praegu kodus ka. Number 5. Erinevad väikesed kotikesed. Hästi populaarne on USA-s igal pool need packing cubes. Ma ise ei ole endale leidnud veel ühtegi sükest packing cube'ide komplekti, mis mul meeldiks, nii et ma olen lihtsalt võtnud igasugused läbipaistvad väiksed kotikesed ja tekitanudki endale tehnikakotikese, aluspesukotikese, mustade riiete kotikese ja nii edasi. Mis see teeb on see, et muudab taaskord su koti kõvasti kompaktsemaks ja muudab seal navigeerimise lihtsamaks, ehk siis sul ongi lihtsalt nagu käsi sisse, see on see kotike, võtame selle välja ja ongi olemas. Te ei kujutate, kui raske on istuvat videot teha lihtsalt nagu, see on mingi võte miljonis, aga need olid siis minu 5 soovitust, kuidas võimalikult kompaktselt oma kotti pakkida, et oleks võimalik lihtsalt käsipagasiga reisida ja neid soovitusi on otse loomulikult veel. Aga kuna see on mu esimene siuke sit-down video, siis ma mõtlesin, et ma pigem hoian selle natukene lähema ja kui teile meeldib, siis annate mulle pöidlaga märku ja siis ma tean, et ma teen tulevikus veel siukseid videosid ja kui te ise teate mingisuguseid nippe, trikke, kuidas pakkida võimalikult efektiivselt, siis jätke need kindlasti siia alla kommentaaridesse, sellepärast et ma olen täiesti kindel, et ma ei ole ainus inimene, kellel meeldib reisida ja ma olen täiesti kindel, et meil kõigil oleks lihtsam reisida, kui me reisiksime käsipagasiga, nii et ja odavam reisida. Nii et andke kindlasti siia kommentaaridesse alla teada ja Balil olles ma tegin siis 3 videot, ehk siis igast linnast, kus ma käisin, ma tegin ühe väikese vlogikese ja neid ma hakkan siis järgmisest nädalast siia kanalile panema, nii et stay tuned ja näeme varsti!